Festival Visioon on nüüd sellel aastal juba 10. korda ja ta on sellepärast eriline, et toimuvad big bandi workshopid, siis on esinejad on palju uusi, nagu näiteks Sillamäe muusikakooli ansambel, siis samuti Riia Toomkoori uus esimese kursuse ansambel, nii et esinejad on praktiliselt kõik uued, et see on huvitav. Siis toimub siis big bandi kontsert, mis on just loodud Festivali Visiooni jaoks ja see on esimene katsetus võib-olla suurele asjale, mis saab tulevikus toimuma, et see on rahvusvaheline noorte big band. Ja täna on siis selline vahva päev, kus siis on Visioon 10. aastapäev ja kõik on siia palutud täiesti muidu, ilma piletiteta, siia ilusasse talveaeda. Ja eriliseks teeb selle koha see, et siin seintel on pilte ja on pilte hetkedest, mil meie enam ei mäleta. Aga me võime neid meenutada või tunnetada muusikutena või lihtsalt kuulajatena. Ja tore on vaadata, käige ringi, vaadake ja selle ilu kõik on meile valmistanud fotograaf Lembit, kes on Festivali Visioon juba pildistanud 8 aastat, nii et suur aplaus, kutsume Lembit siia. Aitäh sulle! Tööpäeva alati, sulle sellise väikse lille mälestuseks ja sulle ka paar sõna siis. Tere õhtust! Tavaliselt fotograaf kükitab nagu kolmnurgas ja teeb väikese väljahüppe ja on vait, aga kui te juba kuradile sõrme andsite, siis ma loomulikult räägin ka. Vaadake, need 2 esimest pilti 2005. aastast, kus on palju pilte peal, need on veel pildistatud negatiivi peal. Nii et sellepärast on ka ühe pildi peal mitu pilti. Järgnevad 2006. aastast on kõik juba digitaalsed kujutised. Seetõttu sai teha nad ka suuremad, sest tookord olid kõik 10x15 skännid ja kogu lugu rohkem ei tea osalt öeldes, kus negatiivid on, ei suutnud tuvastada. Aga ma loodan, et nii mõnelegi teist tulevad meelde möödunud või ülemöödunud või veelgi varasema visiooni emotsioonid. Nii et loodan, et naudite ja minu jaoks on see minu 35. personaalnäitus. Aitäh! Sulle Lembit siis Saue muusikakooli jatsosakonna poolt siis Hanna Tammiku soolo lugu, et ole hea.
Saue muusikakooli pop-jazz osakonna ansambel. Saue muusikakooli jazz-osakonna ansambel on kokku pandud Saue muusikakooli jazz-muusika osakonna õpilastest. Eesmärk on praktiseerida teooria ja erialatundidest saadud teadmised ning need praktikasse panna. Selle aasta bänd koosneb Saue muusikakooli 1. ja 3. aasta õppuritest. Bänd mängib väga laia haardega muusikat, džässklassikast kuni R&B muusikani välja. Tähtis on see, et kõik saaksid teha midagi, mis neile meeldib, samuti arendada ennast teistes stiilides. Peaasi, et muusikat tehes oleks kõigil lõbus ja oleks ka tore aeg. Crash. Jazz-bänd alustas koos mängimist perebändina 2010. aasta jaanuaris Toivo Undi juhendamisel. Sügisel 2011 liitus klavpillimängija. Kõik noored õpivad Tallinna Muusikakeskkoolis. Bänd on esinenud erinevatel sündmustel ning osalenud ka festivalidel. Tabasalu muusikakooli saksofonikvartett. Tabasalu muusikakooli saksofonikvartett on praeguses koosseisus tegutsenud 4 aastat. Esinenud on ligi 100 korral. Eelmisel aastal valmis kvartetil CD-plaat, kus külalissolistina teeb kaasa tuntuim Tabasalu saksofonist Raivo Tahvenau. 2011 aastal võitis kvartett Paides toimunud 1. vabariiklikul kvartettide konkursil kõige stiilitundlikuma kvarteti eripreemia. 3 aastal on võidetud Tabasalu muusikakooli aasta esineja tiitel. Kvartett on esinenud ka Lätis ja 2012. aasta maikuus esindas Eestit Euroopa muusikakoolide festivalil Itaalias. Otsa kooli vokaalansambel. Marit Kiiker, Vivi Maar, Viveli Maar, Maris Aljaste. Kõigi meie 4 kirju muusikatee on kulgenud tihedalt mööda erinevaid vokaalansambli ning koorikoosseise. See on meid viinud sügavasse armumisse vokaalmuusikaga. Meie esituses kuulete erinevaid lugusid nii pop-jazz võtmes kui ka lihtsalt jazz võtmes. Muusika jutustame teieni omamoodi, omades seadetes. Laval astub üles ka mitmeid meie külalisesinejatest sõpru. Loodame, et hiljem heliseb rõõm te südames. Lates 5. Lates 5 on bänd, mille on moodustanud noored Otsa koolis õppivad muusikud. Eelkõige esitab kollektiiv ladina- ja džässmuusikat. Bändi repertuaarist võib leida rahulikke kui ka tantsulisi lugusid. Kava koostamisel on eelkõige silmas peetud originaalsust. Seetõttu kindlustame teie emotsioone täis peoõhtu.
Peep Ojaveski trio. Peep Ojaveski trio viljeleb Gypsy Jazzi. Jose Torres ja Caro Zampela esitavad läbi kitarri ja cajooni muusikalise dialoogi lugusid Jose Torres trio repertuaarist. Kõik teemad on Jose Torrese originaallooming, leidmaks flamenco muusikas uusi väljendusvorme ja helikeelt. Nii nagu Jose Torres trio muusikas põimub ka Maria Räägu loodud koreograafiates traditsiooniline flamenco kaasaegse tantsuga. RDKS Combo. RDKS Combo on Riia Toomkooli esimese kursuse bänd. Need õpilased on koos mänginud alates 2011. aasta septembrist ja pakuvad meile arranžeeringuid Jazz Latino standarditest. Holger Marjamaa trio and string quartet. Holger Marjamaa õpib Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias esimesel kursusel. Ta on esinenud ja osalenud mitmetel tuntud konkursitel ja festivalidel, näiteks Pori Jazz, teine Tallinna rahvusvaheline pianistide konkurss ja paljud teised. Holger Marjamaa on teinud koostööd mitmete orkestrite ning tuntud muusikutega nii džässi kui ka klassika vallas. Sellel kontserdil tuleb esiettekandele Holger Marjamaa teos nimega Message, mis on kirjutatud klaverile, kontrabassile, löökpillidele ning keelpillikvartetile. Selle teose mõte on edastada džässi ja klassikalise muusika sarnasuse. Trifolium, Asger Jakobsen kitarr, Peedu Kass kontrabass, Christopher Lyskaard trummid. Trifolium on Taani-Eesti kitarritrio, kes läheneb kaasaegsele džässmuusikale erilise meloodia tunnetusega.
Muusikud kohtusid õpingutel Aarhusi konservatooriumis, kus nad pühendasid aega eksperimenteerimisele ja oma helikeele otsingutele. Trifolium mängib enamasti ansambli liikmete oma loomingut. Rahvusvahelise noorte big-bändi kontsert, dirigent Siim Aimla, solist Jukis Uotila. Siim Aimla on hinnatud saksofonist, aranžeerija, nõutud big-bändi juht ja pedagoog. Nii siin kui sealpool Maarjamaa piire õppinud Aimla on lisaks enda ansamblitele Finnest, Siim Aimla Sound System, maailma väiksem big-bänd ja teised juhatanud Estonian Dream big-bändi, Eesti piirivalve big-bändi ja Otsakooli big-bändi. Aimla teeb pidevalt koostööd nii väljapaistvate Eesti muusikutega kui ka välismaiste artistidega. Tal on ilmunud 2 autoriplaati, Finest Groove ning Mu süda ärka üles. Samuti teeb ta Klassikaraadios iga pühapäevast muusikasaadet Jazzikliinik. Siim Aimla oli rokikoori liigijuht 2011. aasta suvel toimunud noorte laulu- ja tantsupeol. Tema käe all laulsid ja mängisid tuhanded noored muusikud ja lauljad üle kogu vabariigi. Siim Aimla on muusikaelu organisaator ja eestvedaja, uute ettevõtmiste alustaja ning džässimuusikaõpetuse üks olulisemaid edasiarendajaid Eestis. Rahvusringhäälingu muusikatoimetajad valisid Siim Aimla aasta muusikuks 2011. 2012. aasta festivalil Visioon on Siim Aimla rahvusvahelise noorte big-bändi dirigent. Jukis Uotila on sündinud 23. augustil 1960. aastal. Mängib trumme, klaverit ja tegeleb heliloominguga. Ta on džässmuusika õppejõud Soomes Helsingis. Jukis on hästi tuntud oma peene, ent plahvatusliku trummimängu ja mitmekülgse musikaalsusega, mis on võimaldanud tal välja anda 3 suurepäraselt tema loomingulist annet väljendavat CD-d. Jukis on tuntud ka oma suure big-bändi kogemuse poolest. Ta on teinud pikaajalist koostööd nii Stockholmis džässorkestriga alates 1991. aastast kui Soome UMO orkestriga, mida ta on sageli ka dirigeerinud 1986. aastast kuni 1993. aastani. Sagedased on ka külalisesinemised järgmiste suurepäraste orkestritega. WDR Big Band, Norrbotten Big Band. Kuusalu kunstide kooli sümfooniaorkester. Orkester koosneb kooli õpilastest vanuses 9–17. Orkestri töös osalevad ka õpetajad vastavalt vajadusele. Orkester on tegutsenud alates aastast 2010. Hetkel on orkestri koosseisus 25 mängijat. Visioonil 2012
esitab Kuusalu kunstide kooli sümfooniaorkester valiku David E. Stone'i noorteorkestrile kujutatud süüdist Latin American album, mis on tänuväärne repertuaar väga noortele muusikutele, et tutvustada publikule Ladina-Ameerika rütmidel põhinevat muusikat. Dream Flakes, Georg Merioja laul, rütmikitarr, Martin Kööbi soolokitarr, Tõnis Toimetaja basskitarr, Karl Kristjan Kuimet löökpillid, Vootele Aer klahvpillid. Ansambel Dream Flakes on pärit Sauelt. Selles koosseisus alustas bänd sügisel 2011. Varem tegutseti nime all Plutoonium. Viljeleme pop-rock stiili. Strong for you. I'm crazy for you. Sillamäe muusikakooli bänd. Sillamäe muusikakooli pop-jazz osakonna ansambel on tegutsenud pea 2 aastat. Selle aja jooksul on noored muusikud õpingute käigus omandanud mitmekülgset repertuaari ja jõudnud esineda nii mõnelgi laval. Viimane suurem etteaste oli käesoleva aasta aprillis Narva Jazz 2012 festivalil. Ansambli liikmeid iseloomustab musitseerimisrõõm, mis on oluline igale noorele muusikule tema loomingutee alguses. Flamenco stuudio Arte Flamenco ja Kristo Käo. Flamenco stuudio Arte Flamenco on tegutsenud juba 15 aastat. Stuudio juhendaja Maria Rääk on lõpetanud Tallinna Ülikooli koreograafia eriala ning õppinud flamencot mitmetes tantsukoolides Hispaanias. Lisaks flamenco tantsule saab stuudios õppida cajoni ja castagneti mängu ja flamenco ajalugu. Stuudio juures tegutseb ka esinemistrupp, kes teeb koostööd erinevate flamenco muusikutega nii Eestis kui Hispaanias. Kristo Käo õppis klassikalist kitarri Eesti Muusikaakadeemias ja on osalenud paljudes meistriklassides. Praegu õpetab Kristo ise Muusikaakadeemias kitarri ja on Tartu Ülikoolis doktorant. Ta on mitmete õpikute ja netikursuste autor ning kitarrikool.eu projekti eestvedaja ja omanik. Nüüd on 3 päeva möödas ja alati on hea teha kokkuvõtteid, et kas kõik läks nii, nagu
ette kujutasin. Ma arvan, et kõigega, mis on olnud, võib rahul olla. Suur tänu kõigile korraldajatele ja abilistele ja mängijatele, kes on nii palju vaeva näinud ja siia kohale tulnud, nii et loodan, et meie traditsioonid elavad ka edaspidi.